Tere! 2 peamist küsimust seekord. Esiteks, kuidas oli muistsete roomlaste ühiskond korraldatud? Ja teiseks, kuidas Rooma riiki valitseti? Ja siis sellega seoses on meil laual hunnik mõisteid nagu vabariik, patriits, plebei, konsul, senat, rahvatribuun ja orjandus. Mida need tähendavad? No hakkame järjest läbi võtma. Alati kui meil on selline küsimus, et milline oli ühiskonna korraldus, siis nutikas on esmalt välja uurida, milline majanduslik kord selles ühiskonnas oli. Ehk siis, kuidas nad süüa said, millist eluviisi nad harrastasid. See on, olgem ausad, päris oluline tegur, mis mõjutab kõike muud. Ja tihtilugu annab majandus meile vihje, kuidas ühiskond korraldatud oli. Mis te arvate, kas vanad roomlased olid kütid korilased või põlluharijad karjakasvatajad? Me juba teame sissejuhatavatest videotest, et Rooma oli linn ja selle ümber tekkis riik. Millele see võiks vihjata? Eks ikka sellele, et roomlased olid põlluharijad ja karjakasvatajad. Nad olid paiksed ja tänu sellele nad saidki rajada linnu ja riike. Kütid korilased seda ei suutnud, eks ole. Ja kui nüüd meenutada, mida me selle õppeaasta alguse poole õppisime põlluharijate ja karjakasvatajate kohta, siis milline ühiskonna korraldus sellega kaasas käis? Ühiskond oli kihistunud, eks ole. Ja nii nagu me õppisime kreeklaste teema juures ja nii nagu oli ka rauaaegsetel eestlastel ja paljudes kohtades mujal, ühiskond jagunes 3 kihiks või klassiks. Kreeklastel olid aristokraadid, lihtrahvas ja orjad, eks ole. Aristokraadid on lihtsalt üks kreeka sõna. Selle asemel võib ka rääkida ülikutest. Roomlastel olid ka mõne kihi kohta omad sõnad. Kõige kõrgem ühiskonna kiht olid patriitsid. Nemad olid jõukad maaomanikud, kelle esivanemad olid olnud kuulsad ja tähtsad. Nemad pääsesid parematesse riigiametitesse ja neil oli rohkem sõnaõigust riigi asjades. Lihtrahvast nimetati plebeideks. Ei, mitte playboydeks. Plebeideks. Plebeid olid ka vabad inimesed, aga nii-öelda tavalist päritolu. Ka plebeid võisid saada väga rikkaks, nii et hilisemas Rooma riigis võis mõni plebei olla palju rikkam kui ükski patriits. Aga ta jäi ikkagi plebeiks, sest ma tuletan meelde, need ühiskonnakihid olid sellised, kuhu sa sündisid. See, mida sa elu jooksul olid teinud, ei olnud nii tähtis kui see, kelle laps sa olid. Hiljem Rooma riigi hiilgeaegadel kolis väga palju lihtrahvast maalt linnadesse. Need olid enamasti üsna vaesed inimesed, kes elatusid juhutöödest. Selleks, et nad nälga ei sureks ja mässama ei hakkaks, hakati neile riigi kulul tasuta leiba jagama. Ja selliseid vaeseid inimesi nimetati proletaarlasteks. Ja nagu kõigis vanaaja tsivilisatsioonides, kõige alumine ühiskonnakiht olid orjad. Orjandus ehk orjade pidamine oli Rooma majanduse jaoks väga oluline. Orjasid kasutati teenijatena roomlaste kodudes, istanduste töölistena, käsitööliste abilistena ja nii edasi. Ühesõnaga igal pool. Ilma orjanduseta poleks Rooma riik saanud toimida. Nii et kui vahepeal Rooma riigi kohta õppides tekib tunne, et see oli ju lahe tsivilisatsioon, nii arenenud, nii tänapäeva moodi, siis ei. Tuletage meelde, et miljonid inimesed Rooma riigis olid tegelikult orjad, nad ei olnud vabad inimesed, vaid neisse suhtuti kui asjadesse. Aga nüüd, kui me oleme tutvunud sellega, mismoodi ühiskond oli üles ehitatud, siis järgmiseks võiks otsida vastust küsimusele, kuidas Rooma riiki valitseti. Kui te tähelepanelikult eelmisi videoid jälgisite, siis kõigepealt oli Rooma riigis aeg, mil seal valitsesid kuningad. Aga siis millalgi kodanikud olid, et pagana aitab sellest, et võim on kogu aeg ühe tüübi käes. Kuningas kukutati ja selle asemele tuli vabariik. Juhhei! Aga mida see vabariik tähendab? Meie Eesti riik on ka vabariik. See on üks hästi tüütu sõna, see vabariik, sest see tekitab hästi palju segadust. Mis vabariik? Millest vaba? Et kas Eesti on sellepärast vabariik, et ta ei ole ühegi teise riigi võimu all? Hea pakkumine, aga ei ole üldse niimoodi. Vabariik on selline riik, kus kõrgemad võimuorganid on valitavad. Ehk siis riigi kodanikud valivad enda esindajad ja need esindajad siis võtavad vastu näiteks seadusi ja juhivad riiki. Kas see kõlab kuidagi tuttavalt? Ma arvan, et see peabki kõlama tuttavalt, sest see on väga sarnane demokraatiaga. Aga seal on väike nüansi erinevus ikka ka. Vabariigi oluline tunnus on esindajate valimine. Demokraatia oluline tunnus on rahvavõim. Võib tunduda, et see on sama asi, aga ei pruugi olla. Jah, Eesti Vabariik ja Ameerika Ühendriigid on korraga nii vabariigid kui demokraatiad. Aga näiteks Ühendkuningriik on demokraatlik riik, sest rahvas saab riigi asjade otsustamises osaleda, nii nagu Eestis, aga ei ole vabariik, sest neil on päritav kuningavõim. Aga võib ka teisiti olla. Rooma riik näiteks oli pikka aega vabariik, sest kõrgematesse ametitesse toimusid valimised. Aga ei olnud demokraatia, sest vaid väike osa rahvast sai tegelikult poliitikas osaleda.
Jah, te võib-olla mäletate, et Ateena demokraatia oli tegelikult ka demokraatia jutumärkides, sest suurem osa rahvast ei saanud tegelikult osaleda meie tänases mõttes. Aga Rooma vabariigis sai siis veel väiksem osa. Ma tegelikult väga ei usu, et teile sellest midagi meelde jääb, aga kui kellelgi tekkis küsimus, et mis vahe on Rooma vabariigi ja Ateena demokraatia vahel, siis ma vähemalt üritasin selgitada. Jätke lihtsalt meelde, et pärast kuningate kukutamist oli Roomas vabariik. Kuidas seda vabariiki valitseti? Esiteks, vabariigil olid kodanikud. Nii nagu Kreekas olid ka Roomas kodanikeks täisealised vabad põliselanikest mehed. Kodanikud ei olnud orjad, naised ega võõramaalased. Kodanikud teenisid sõjaväes ja said küll osaleda ka rahvakoosolekul, õigemini roomlastel oli isegi mitu erinevat tüüpi rahvakoosolekut, aga tegelikult rahvakoosolekutel midagi olulist ei arutatud. Seal ainult kinnitati mujal tehtud otsuseid. Ehk siis rahval mingit päris võimu eriti ei olnud. Võim oli peamiselt valitud ametnike ja jõukamate roomlaste käes. Ehk siis Rooma vabariik oli natuke sarnane aristokraatlike linnriikidega Kreekas. Kui ma ütlesin, et rahvakoosolekud ei olnud eriti tähtsad, siis mis oli tähtis? Kõige tähtsam riigi valitsemise organ oli senat. Senat oli natuke nagu meil Eestis Riigikogu ehk parlament, aga samas mitte üldse. Mille poolest oli nagu Riigikogu? Võib-olla seepärast, et Riigikogu on ka kõige tähtsam riigiorgan. Aga ka selle poolest, et senat nägi välja natuke nagu Riigikogu. Senati liikmeteks oli suur hulk tähtsaid inimesi, kes kogunesid regulaarselt suurtele istungitele ning arutasid ja otsustasid olulisi riigi asju. Näiteks riigi rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid, sõja kuulutamist teistele riikidele ja nii edasi. Mille poolest nad ei olnud nagu Riigikogu? Esiteks senati liikmeid ehk senaatoreid oli mitusada ehk rohkem kui meie Riigikogu liikmeid. Teiseks, senaatoreid ei valitud mitte 4 aastaks, vaid eluks ajaks. Ja kolmandaks, kõige olulisem, senaatoreid ei valinud mitte rahvas, vaid ametnikud määrasid neid ametisse. Selleks, et senaatoriks saada, pidi inimene olema teeninud riigi ametis ja sinna saamiseks omakorda pidid see olema jõukat päritolu. Ehk siis vahekokkuvõtteks, senat oli väga tähtis organ, sinna kuulus mitusada senaatorit ja nad olid enamasti väga jõukad ja tähtsad vanad mehed. Aga kui senat oli nagu Riigikogu, siis pidi olema midagi, mis oleks nagu valitsus, eks? Jah, võib nii öelda, aga ainult nagu valitsus. Roomas ei olnud nii, et oleks peaminister ja hunnik ministreid. Tegelikult oli palju erinevaid ametnikke. Preetorid, tsensorid, kvestorid ja nii edasi. Kõik nad valiti 9 aastaks ja pärast riigiametis teenimist oli neil lootus saada siis senaatoriteks. Aga kõige tähtsam ametikoht oli konsuli ametikoht. See oli natuke nagu peaminister. Ainult, et neid oli 2. Kujutage ette, 2 peaministrit korraga. Roomlased nimelt ei tahtnud, et oleks üks kõige tähtsam inimene, vaid et oleks 2 kõige tähtsamat. Siis nad saaksid üksteisel silma peal hoida, et teine liiga palju võimu enda kätte ei haaraks. Igatahes konsulite peamiseks ülesandeks oli juhtida Rooma sõjavägesid. See süsteem on ilmselt päris keeruline jälgida. Aga tuleme veel korra tagasi patriitside ja plebeide juurde. Nendega oli see lugu, et algusaegadel ei pääsenud plebeid riigiametitesse. Patriitsid pääsesid. Aga mingi hetk plebeid hakkasid mõtlema, et see on veits ebaõiglane ju. Me oleme ka kodanikud, me teenime ka sõjaväes. Ja siis nad lihtsalt jalutasid linnast minema, ütlesid, et patriitsidele, et tšau, saage ise hakkama, kui te nii kõvad tegijad olete. Ja siis patriitsid olid, et okei, me anname teile ka natuke võimu. Ja siis loodi plebeide kaitseks selline eraldi ametikoht nagu rahvatribuun. Rahvatribuune oli mitu ja neil oli veto õigus uute seaduste osas. Mida see veto tähendab? Seda kasutatakse ka tänapäeval ja see tähendab, et sa keelad midagi ära. Näiteks ütleme, et sa oled hea stiilitajuga, aga su isa tahab minna teatrietendusele sokkide ja sandaalidega. Oh my god. Kui sul oleks veto õigus isa riietuse osas, siis sa ütleksid, et ei paps, nii ei lähe. Ma panen sellele veto peale ja siis ta oleks, et okei. Ühesõnaga, rahvatribuunid said oma veto õigusega kaitsta plebeisid. Et kui oli mingi seadus, mis oleks plebeidele kahjulik, siis rahvatribuunid oleksid lihtsalt öelnud, et ei lähe läbi. Ja siis oli veel üks ametikoht. Kui riiki ähvardas mingi tõsine hädaoht, näiteks vaenlased tungisid Roomale kallale, siis ei saanud jääda ootama, kuni senat ja mingid 10 ametnikud hakkavad omavahel vaidlema ja mingite vetodega loopima. Siis oli vaja kiirelt otsustada. Oli vaja kedagi, kes juhiks. Sellisel juhul määrati ametisse diktaator. Ehk üks inimene, kellel oli kogu võim riigis. Tema võim kestis ainult 6 kuud. Ja mõte oli selles, et kui hädaoht on möödas, siis diktaator pidi oma võimust loobuma.
näiteks oli üks kuulus Rooma riigimees, keda toodi selles osas eeskujuks. Tema nimi oli Cincinnatus. Ta oli juba vana mees, sisuliselt pensionil, töötas oma talus, kui üks naaberhõim ründas Roomat. Senaatorid läksid Cincinnatuse juurde ja ütlesid, et palun hakka diktaatoriks. Ja siis ta oli, et okei, fine. Ja siis ta võttis diktaatori kohused enda peale, juhtis sõjaväge, ajas asja korda, alistas vaenlased ja kohe, kui sõjategevus oli läbi, oli Tšaubaka, loobus oma diktaatori kohast ja läks tagasi oma tallu põldu kündma. Milline mees? Kui kogu võim oli juba tema käes, siis ta oleks ju võinud teha endale midagi kasulikku, ehk seda võimu kuritarvitada. Aga ei, tema oli niivõrd aus ja tubli kodanik ja seepärast ta roomlastele nii väga meeldiski. Meil tänapäeval tähendab diktaator midagi halba, et kellegi käes ongi püsivalt kogu võim. Algselt roomlastel ei tähendanud see midagi halba, see oligi ametikoht. Aga muidugi kõik Rooma riigimehed ei olnud nii ausad kui Cincinnatus. Ja juba varsti tuleb meil juttu ka võimu kuritarvitamisest. Aga seniks väike kokkuvõte. Esiteks, pärast kuningavõimu kukutamist sai Roomast vabariik. Vabariik tähendab, et võim ei ole päritav, vaid on rahva valitud esindajate käes. Teiseks, Rooma ühiskond jagunes 3 peamiseks kihiks. Ülemkihti nimetati patriitsideks, lihtrahvast plebeideks ja kõige madalam ühiskonnakiht oli torjad. Kolmandaks, suur võim oli Rooma vabariigi ajal senati käes. Senatisse kuulusid riigiametites teeninud mehed ning liikmed valiti eluks ajaks. Neljandaks, vabariigi kõrgemad juhid olid konsulid, keda oli 2 ja kes valiti 9 aastaks. Nende ülesandeks oli juhtida sõjavägesid. Viiendaks, plebeide huvide kaitseks valiti rahvatribuunid. Neil oli vetoõigus ehk nad said keelata plebeidele kahjulike seaduste vastuvõtmise. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!